Tervist üle pika aja. Jah, mingi kuu aega või natuke rohkem isegi ei ole ma midagi filminud ega postitanud. Ja noh, üks võib-olla põhjus oli see, et eraeluliselt oli mul veits tegemist. Kolisin ja noh, see kolimine on selline paras peinind jääs, et muude asjadega tegelemiseks ei jäänud eriti aega. Ja kuna ma ei ole nii kaua midagi postitanud ega filminud, siis mõtlesingi, et kuna ma olen see pühade ajal, täna muide teine jõulupüha, olen pühade ajal külas sugulastel. Ma ei teagi, mis see on siis, Kagu-Eesti või Võrumaa. Siis mõtlesin, et tulen, ma tean ühte objekti siin, mõtlesin, et teen väikse episoodi siit. Ilus talveilm on, lumi on sügav. Ja siis olengi praegu sellises kohas nagu Tursa raadiosaatekeskus, endine Nõukogude armee militaarobjekt. Ja vaatame siis, mis siin head on. Ma olen tegelikult omavahel öeldes ühe korra siin käinud aasta tagasi. Ja lund oli palju, noh, nüüd on ka lund palju. Esimene nii-öelda vihje sellele, et me jõuame kuhugi, on see tatt ehk siis laskepesa siin territooriumi servas. Omal ajal oli see kogu see asi siin metsaga ümbritsetud. Keset metsi, paksude metsade vahel oli see objekt. Noh, nüüd tänapäeval nagu on kombeks, igalt poolt võetakse mets maha ja asjad paistavad kätte, aga noh, pole hullu, selles mõttes ei ole ju enam mingi salajane objekt ka. Mida ma imestasin eelmine kord juba oli see, et kuigi see on täiesti sellises kolkas, pärapõrgus, ütleme siis nii, keset mitte midagit, siis suhteliselt ära lammutatud ja lagastatud on see koht. Objekti enda kohta põhimõtteliselt mitte mingisugust informatsiooni netist ei leia. Võib-olla kui vene keeles guugeldada, otsida, siis ehk midagi leiab, aga kuna ta on ilmselt olnud selline mitte väga atraktiivne või mitte väga oluline objekt ja suur objekt, siis pole ka selle kohta väga palju infot. Ossa raisk, siin on auk. No, mitte mingit aimu ei ole, mis otstarbeline hoone see siin oli. Lihtsalt panen tähele seda, et punast tellist on ehitamiseks palju kasutatud. Nojah, põrandad on läinud. Võrumaaga on üldse selline lugu, et neid militaarobjekte, mida siin külastada, on suhteliselt vähe. Et Sänna ja Nursi tuumaraketibaasid olid siin kunagi, R-12 strateegiliselt keskmaa raketid. Aga mõlemad need baasid on tänasel päeval kasutuses. Mitte küll oma algsel otstarbel, aga seal on Kaitsevägi ja Kaitseliit on sees. Et siin on üks selline küngas. Tavaliselt, kui on militaarobjektidel sellised künkad, siis see tähendab, et nende küngaste all on midagi. See peaks vist olema kasarm koos sööklaga. Vaatame korra, kas me saame sinna künka alla ka. Siin on näha juba mingisugune ehitis sissepääs tegelikult. Ja noh, mis siin ikka väga põnevaks asja teha, et tegelikult on see kelder.
või vist ei lähegi siia rohkem segama. Kiiretasin. Lasad siis. Ühesõnaga, siin ei ole midagi väga erilist. Siis kui maal on kelder ja lasame nahkhiirtel, siis magada rahulikult. Ma tean, siin on veel meeskonna varjend, maa-alune. Seal minu arust ei olnud nahkhiiri. Et sinna võib lausa kohe sisse vaadata pärast, aga vaat siin on need hooned, mille otstarvet ma ei oska öelda. Äkki see on kasvuhoone olnud. Kindel ei ole, aga siin objektil ei saa milleski kindel olla. Nii et kõik on kombes. Lund on palju, küll on toore sumbata. See on siin jälle selline kahtlase otstarbega hoone, et üleval ma ei tea, kas see on nii, aga see vist pole see. Kusagil mulle tundus, et üleval katusel on ka tott. See võib olla üldse saunamaja. Siin on ju duširuum. Kuskil siis oleks võinud nagu olla keriseruum. Ma siin aru, kas ma siin vist olin. See on juba nagu kunst siin. Punast helistamist siis nii palju. Mõtlen siin praegu omaette, et milline kontrast võrreldes kunagise ajaga. Ma kujutan ette, et kui siin on praegu, eks ju, on nii palju lund ja siuke imeelus koht keset loodust, siis kõik on lumme uppunud. Et kunagi, ma arvan, et oli niimoodi, et kõik need teekesed ja tänavakesed, mis siin hoonete vahel jooksevad siin objektil, et kõik olid lumest puhastatud. Kord oli majas, tuled põlesid, eks ju, majad olid soojad. Et selline kontrast võrreldes praegusega. Lähme siis vaatame nüüd siia kasarmusse ka sisse. Äkki see hoopis saun olnud. Mõtle. Praegu on siin mingi -12 kraadi külma. Lund on kurguni. Kunagi tüübid pesid siin sooja veega endal kehaosasid erinevaid. Tuled põlesid, elekter siin on olnud. Seal on mingisugune pliit olnud. Ehk siis see võib olla köök. Kuigi ma ei ole päris kindel, äkki see on jällegi olnud kasarm, mitte söökla. Kurat seda teab, Jubedad kaablikanalid jooksevad siin igal pool. Ma ei oska nagu öelda, et ma ei näe nagu põhjust, et sööklas oleks väga mingit hullu kaabeldust vaja. Aga teisest küljest ma jällegi ei saa aru ka, et miks magamistoas oleks vaja mingit hullu kaabeldust. Sa oled sisse tungija. Puht juriidilises mõttes olen ma tõesti sisse tungija. Kuigi uksega akneid ei ole. Võtame nüüd siia alla. Tam-tam-ta.
see ongi see maa-alune meeskonna varjend. Lund on. Siin on tunduvalt soojem kui väljas. Õhulüüs on siin olnud kunagi ilmselt õhu ja rõhukindlad uksed. Võt, selline väike, kuna siin ilmselt ei olnud palju meeskonna või väeosa isikkoosseis ei olnud väga suur, siis ei olnud vaja väga suuremat meeskonna varjendit teha. Ma arvan, et see seal, ma olen nii mõneski kohas seda tähele pannud, on see, et kui sul peaks mingi rünnak toimuma ja millegipärast pea sissepääs, väljapääs muutub läbimatuks, siis siin on jäetud betooni vahele siuke auk, mis on kaetud kinni pandud laudadega. Ehk siis tegelikult lõhud need lauad ära ja kaevad ennast siit välja maapinnale. Igatahes suurem võimalus ellu jääda, kui läbi betooni hakata ennast sööma. Noh, siin on nüüd selle õhukindla lüüsi uks. Või noh, sellest järgi on jäänud. Noh, selline puhas ja korras on see siin. Ma natukene parandan ennast, et see on vist olnud Katlamaja kaldkriips garaaž. Ja noh, see on see, millest ma enne rääkisin, et need tänavad siin. Ma arvan, et kunagi olid viimse lumekübemeni puhtaks pühitud. Kuidas ma ütlen, elamistsoon, et nende see raadiosaatekeskus, antennid ja värgid olid, neid antenne ei ole siin loomulikult enam. Ma isegi ei oska öelda, kusagil siin nad pidid olema. Sellepärast, et seal on see tehniline hoone, kus siis oli see aparatuur sees. Ja kui te panete tähele, siis seal see hoone on istutatud nii-öelda vallide vahele. Või noh, tema ümber on kaitsevall täisperimeetris. Ehk siis ühest kohast on ainult ava sees, kus saab sisse minna. Ma ise arvan, et see on sellepärast, et kuna oli ka generaator seal, mis vajab kütust, et kui see oleks mingi õnnetus juhtunud ja oleks kütust plahvatanud, et siis ei oleks kabuum kõike siin ümbritsejad õhku lasknud, vaid oleks plahvatus jäänud sinna vallide vahele või oleks surutud üles sealt otse. Nii, see on siis see tehniline ruum, tehniline maja, tehniline hoone. Siin olid generaatorid. Siin on tunda sellist masuudi või mis iganes õli haisu. See siin on generaatori summuti läbiviik majast. Ehk siis sellest mootorist tuli see välja heitega talu. Läks siit läbi seina ja välja. Siin on ventilatsiooniaugud. Tüüpiline nagu ütleb see Old and Bankrupted Soviet mosaik. Okei, see ei ole mosaik päris, aga Soviet kahvelplaat. Siin ka selline huvitav asi, et ruumide vahel on luugid. Et siis siin oli see aparatuur. Ma ei oska öelda nüüd täpselt, kas siis
raadioaparatuur või raadiosideaparatuur või noh, mida iganes. Võib-olla mingid suured ürgsed raalid või kompuutrid. Ventilatsioon jällegi väga hea ja ma arvan, et need näete, siin on läbi seinte palju selliseid auke, et nendest ilmselt tulid sisse kaabliliinid nendest antennidest ehk siis raadiomastidest, mis siin ümber kuskil olid. Jah, kahjuks mul ei ole selle kohta eriti infot selle objekti kohta, tegelikult mul ei ole üldse selle objekti kohta infot, aga noh, nimetus on selline, et Tursa raadiosaatekeskus. Kusagil sellest hoonest nüüd seal taga ja paremal tõenäoliselt see antennide väli oli, sellepärast et need kaablite seintest läbiviigud on just selles suunas. No vot, selline see Tursa raadiosaatekeskus siin on. Ega siin tänases episoodis midagi väga sellist põrutavat ei ole, aga et lihtsalt no kes mu kanalit jälgib, see ikkagi ootab, et mingisugune aktiivsus seal oleks, et kui midagi ei toimu, siis midagi ei toimu, siis vahepeal peab lihtsalt midagi tekitama sinna niisama lampi mingit lilli ja ma ei tea, taimi ei ole mõtet filmida, et kui siis ikka midagi, mis on seotud militaarse ajalooga. Mis on plaanis? Iseenesest on plaanis veel päris mitmed objektid, kuhu ei pääse niimoodi lihtsalt ligi, vaid on vaja luba. On vaja, et inimesed tuleks ja sisse laseks meid. Ja noh, see Covidi asi nüüd natukene on ka seda pidurdanud, et ma arvan, et siin jaanuaris-veebruaris äkki saab juba mingitest vähe põnevamatest paikadest ka episoode teha. Et kes jälgib kanalit, see kindlasti näeb ja kuuleb. Aga selle objektiga ja tänase asjaga siis ongi praegu niimoodi, et tõmbame joone alla ja kuna on ikka veel jõulud, aastavahetus tulemas, siis häid pühi minu poolt ja head vanasta lõppu. Uuel aastal uued kohad. Tšau!